See näitusesaal, milles me praegu viibime, on tugevalt inspireeritud Jüri Kaarma ateljeeruumist ja selle järgi tuli ka näituse pealkiri Raamatukujundaja töötuba, et siin ruumis on need eksponaadid just laotud sellises loomingulises vabas vormis joonestuslaudadele, mis on omakorda vanade selliste puust klapptoolide peal, nii nagu Jüri enda tööruumi tihti tegi, et see on üsna otseselt tema töökeskkonnast võetud inspiratsioon selle ruumikujunduse näol. Ruumikujunduse tegi Adam Kaarma. Enne arvutit, aga iseäranis Nõukogude Eesti kontekstis oli igasugune graafiline kujundamine väga ajamahukas protsess ja materjalimahukas samamoodi. Sellepärast Jüri Kaarma oli väga iseäranis leidlik ja optimeeritud kujundaja ja tal oli eriti annet selliste leidlike motiivide ülitamise peale, et ta luges neid raamatuid käsikirju läbi ja leidis käepärastest vahenditest midagi, millest nende analoogvahenditega, fotosuurendi ja fototähestike abiga luua hästi leidlikke, sobivaid, kvaliteetseid kujundusi. Jüri Kaarma on tõenäoliselt üks Eesti ajaloo kõige produktiivsemaid raamatukujundajaid, üldse võib-olla graafilisi disainereid, kes on kujundanud vähemalt 1000 raamatut, sarja trükist. Teda tuntakse võib-olla eelkõige tänapäevalgi ajakirja Vikerkaar kujundusmaketi loojana, Loomingu raamatukogu pikaaegne kujundaja oli ta ja siis meie ümber siin asub mitmeid teisigi raamatuid, mida tõenäoliselt kõik Eesti kodud ühel või teisel riiulil võib mõnda neist leida. Lasnamäel korterateljees, kus Jüri Kaarma alates 1985. aastast elas ja toimetas, on siiamaani säilinud, sest et perekond siiamaani elab seal, on säilinud selline tõesti haruldane kollektsioon just neid protsessimaterjale, millega üks eeldigitaalne graafiline disainer pidi töötama selleks, et ükskõik milliseid kujundusi luua. Ja siin meie selja taga on näha üks selline kollaažileht, mis tegelikult pärineb siis sellest trükisest. Trükis oli selline kaheosaline töö, kus on kuraatori Maria koostatud tekstid ja me siis panime selle kujunduse kokku nii, et see väline, mida te siin näete taga, on tegelikult siis just neid Jüri kujundusi lahkav ja võib-olla seda kujundusprotsessi laiemalt avav selline kogu või näidised erinevatest töödest ja praegusel juhul on siis üks selline lahti lõikamata poogen siin. Seda on nagu tänapäeval toimetava graafilise disainerina hästi võimas tajuda, millise sellise kollektiivse hiiglase õlgadel me nii-öelda seisame või igaüks, kes meist sisu loob ja seda avaldab ja mingit visuaale nagu kujundab. Ja kuidas kogu see meeletu materiaalne töötuba, mis siin näha on, mahub tänapäeval ühte väikesesse aparaati, mis meil siin riiulilgi on näha. Ja samas, kui haruldane võimalus on olnud siin näituse raames, aga et tulevikus loodetavasti ka selline õppematerjal lihtsalt avastamaks või taasavastamaks vanu tehnoloogiaid, mis siis omakorda avanevad võib-olla mingist uuest küljest, pakuvad meile uusi lahendusi, eritehnikaid. Miks peaks tehnoloogiline pädevus tänapäevalgi piirduma ainult arvutiprogrammidega, kui meil on säärane rikkalik erialane ajalugu ju olemas ja siinsamas käega katsuda. Just.